Ja meie järgmine esineja on pangajuht, kes kirjutab ajakirjas Akadeemia mõnikord. Peale selle mina tunnen teda kui väga kirglikku ja avatud vestlejat, kellel on alati väga hea tuju, kes suudab ka kõiki teisi nakatada, aga nüüd ma olen aru saanud, et miks ta seda teeb. Ta suudab seeläbi alati vestluses kehtestada oma agenda. Daamid ja härrad, Swedbank Eesti juht Robert Kitt. No nii, kahjuks Lembitut enam ei ole meie hulgas, sest on muidugi kahju. Tervist kõigile. Minul on palutud rääkida, mida oleme õppinud kriisidest ja kasutaks seda võimalust siis natuke laiemalt, mitte ainult majanduse teemadel. Missugune näeb välja Eesti majandus? Meie majandus näeb välja selline, et meil on väga laiapõhjaline majandus, väga hajutatud, väga avatud ja väga väike. Kui kriisist tõi meid välja, või nagu on öeldud väga ilusti, et Eesti majanduslangus jäi rippuma töötleva tööstuse nagi otsa, siis mitu aastat peale seda, kui tööstus oli ennast ümber keeranud, ettevõtjad olid leidnud uusi turge, siis vedas meid sisetarbimine. Ja õnneks viimased 3-4 aastat mingit erilist mootorit ei ole, on tööstus jäänud väga heale tasemele. Igakuiselt me näeme, et võrreldes eelmise aastaga on rekord ja tööstuse käibenumbrid just tükkides mõõdetuna, ekspordi käibenumbrid on põhimõtteliselt ongi läbi ajaloo kõige kõrgemad. See on väga oluline just aru saamaks, et meil ei ole ühte mingit sektorit, mis veab majandust, meil läheb suhteliselt hästi. Just tänu sellele, et on laiapõhjaline hajutatud majandus. 80% töötlevast tööstusest läheb ekspordiks ja see on number, mis on palju suurem kui teistes riikides, Euroopa Liidu liikmesmaades, et me oleme väga avatud. Üldiselt on, mismoodi Eesti majandusmudelit kirjeldada, on väga lihtne. Reegel on toiminud see viimased 10 aastat, on, et võtta meie ekspordi sihtturud, mõtle, mis on seal majanduskasv, ja siis lihtsalt leida kaalutud keskmine. 2012 Soome, Rootsi, Venemaa suurepäraselt toimisid, meie eksporditurud on Soome, Rootsi, Venemaa ja Eesti majanduskasv Euroopa Liidus tipus. 2015 enam-vähem samadel põhjustel Euroopa Liidus viimaste hulgas ja 2017 Soome väga tugev, Rootsi väga tugev, Venemaa osakaal vahepeal oli täiesti ära kukkunud, veidi on tagasi tulnud, nii et 2017 mina kasutaks majanduskasvu numbriks mitte 4,9%, vaid pigem 10%, sest ausalt öeldes, kuidas saadakse nominaalne kasv, mis on teie käibe või kasuminumbrite kasv, kuidas sellest reaalne saadakse inflatsiooni mahavõtmise teel, on nii keeruline, et selleks peab ökonomist olema, et aru saada. Kohalikud tootjad, kes viimasel ajal on toimetanud, nemad on ka väga tugevad. Ja kui ütleme panga poolt vaadatuna, siis kui ettevõtlusmaastikul on päris mitu pilve, selle hulgas palgatõus, mille juurde võib-olla tuleks tagasi, maksusegadused välisturgudega ja nii edasi, mis puudutab eraisikuid, siis taevas on suhteliselt pilvitu. Eesti on väheneva tööjõuturuga maa, paar numbrit ka, et kui meil on täna käib tööl 665 000 inimest ja see on läbi aegade kõige kõrgem tase. Siin on muidugi oma roll ka väga hästi läbi viidud tööjõureformil, aga inimesed ise on otsimas tööd, on leidmas tööd ja see number on üks suuremaid. Toimub konkurents tööandjate vahel, sageli tööstusettevõtted räägivad, et on tööjõudu puudu. Meil on keegi ütles 13 000 töökohta täitmata, aga samas on ka meil inimesi, kes ei leia tööd, kuigi seda sooviks. Nii et mis puudutab tarbija kindlustunnet, 1200 eurot ei ole mingi palk, kui me võrdleme Soomega ja kuna tööturg on lahti, siis ausalt öeldes võikski lõpetada võikski võtta võib-olla adekvaatsemad võrdluspartnerid. Sihtturud, nagu öeldud, väga tugevad ja Eesti võib-olla selles mõttes hajutatud majanduse kõige suurem nõrkus ongi see, et me tegelikult oleme väga lokaalsed, me ekspordime tegelikult ikkagi Soome ja Rootsi
umbes kolmandiku oma ekspordist ja see on olnud nii viimased 10 aastat. Pilt ka, igas ettekandes peab olema pilt, selline nägi välja Eesti majanduslangus. Majanduskriis nägi välja selline, meil oli sinine joon, läks väga kiiresti üles, oli väga tugev sisenõudlus, see kukkus üks hetk hopsti ära, erinevatel põhjustel, siis kukkus ära ka netovälisvõlgu, ühesõnaga raha rohkem peale ei laenatud, mistõttu kollane joon hüppas üles, see on võivislaenud ja nii ta oli. Ja siis Andrus Ansip sekkus ja aitas Eesti edasi. Mis me oskame siit öelda? Oskame öelda seda, et tegelikult on tehtud õigeid investeeringuid. Nüüd, kuidas Eesti kriisist välja tuli, nagu öeldud, on see, et tööstusettevõtted olid teinud, kui raha netovälisvõlg oli suur. See me saame alles täna anda hinnangu, kas oldi tehtud õigeid investeeringuid või mitte. Kas me olime investeerinud õigetesse tootmiskompleksidesse, mis siis kriisi ajal tänu ettevõtjate kiirele võimele ümber pöörata, suudeti orienteeruda siseturu asemel välisturule, rusikareegel, kui 2006 eksporditi 40% tööstusest, siis 2010 60%. Lihtsalt jätke meelde, et 2-3 aastaga pööras Eesti majandus selgelt ennast seest välja. Ja see on ka toonud raha sisse, see on toonud selle, et täna on meil netovälisvõlg negatiivne, see on toonud selle tagasi, et sisenõudlus on järjest kasvav, me suudame raha sisse tuua riiki olukorras, kus tegelikult mitte midagi nagu olulist, nagu suurt asja ei toimu. Ma oleks väga skeptiline selliste suurte revolutsiooni nõudluste osas olukorras, kus ikkagi tegelikult alusolev majandus on olnud viimased 6-7 aastat väga korras. Ja see, kui meid heidutas 1% majanduskasv, siis tuleb tegelikult aru saada, et see oli 1 või 2 üksik teguri mõju, mistõttu tegelikult küsimus, kas alusmajandus sellest kannatas, ei kannatanud. Nii et ma arvan, meil, nagu ütles Indrek Neivelt siin paar aastat tagasi aastalõpu intervjuus, et viga on Eesti majandusel ainult kasvunumber. Mis me õppisime siit? No esimene asi, mida võiks öelda, mida me oleme õppinud, on see, et tõepoolest investeeringud olid tehtud õigesti. Töötav tööstus oli võimeline ennast pöörama välja. Teiseks, tänaseks on selgunud, et kui meil oli 90ndate alguses suur unistus hakata elada sama hästi kui soomlased, siis täna me elamegi sama hästi kui soomlased 90ndatel. Me saame tarbida samu kaupu, elujärg, sissetulekud ja need on kõik nii, nagu olid 90ndatel soomlased. Mida me oleme siit õppinud? Me oleme eelkõige õppinud seda, et meie ülimuslik majandusagent on ettevõtja, on indiviid, keda tegelikult on koolitatud iseseisvuse algusest saadik sellisena, et ta peab ise hakkama saama. Keda on koolitatud ja kes on karastunud selles, et ta teab, et kui on raha kassas tühi või rahakassa on tühi, konto on tühi, siis üldiselt keegi appi ei tule. Ja selline selg vastu seina tunne, selline nahkmängus tunne, skin in the game, tunne ongi see, mis on sundinud Eesti ettevõtteid leidma uusi turge, uusi lahendusi. See on meie ettevõtete paindlikkus, mida me oleme õppinud kriisist, on meie ettevõtete paindlikkus tuua uusi tootegruppe turule, investeerida, minna väärtusahelas ülesse ja see ei ole mingisugune lihtne harjutus, sest kui sageli ökonomistid või poliitikud või akadeemikud ütlevad, et me peaks rohkem tegelema innovatsiooniga, ma vaatan, siin enam-vähem on kõik ettevõtjad. Ma ei tea ühtegi ettevõtet, kes ei tahaks kasvatada käivet või kasumit või turuosa või kõike 3 korraga. Ühtegi ei tea. Kõik tahavad seda teha, lihtsalt küsimus on kuidas. Sul on need ressursid, mis sul on need inimressursid, sul on need kapitaliressursid, mis sul on ja kuidas nendega opereerida. Väga lihtne, minge väärtusahelas üles. Halloo, väärtusahelas üles minnek tähendab seda, et ma astun oma tänase tellija sussidesse. Ma hakkan konkureerima selle inimesega, kes annab mulle täna tööd või selle ettevõttega, kes täna tellib minu käest. See on väga raske otsus, selle otsusega me võime poole aastaga kihva keerata kogu eelmise 15-20 aasta töö, sest me hakkame konkureerima oma tänaste leivaisadega. See on see keskkond, kus me oleme ja kuhu me oleme jõudnud. Eesti eeliseks vaieldamatult siin on olnud vähene riiklik sekkumine, just eelkõige ebaõnnestumine eelisalade väljavalikul,
sest Eesti edu on olnud see, et meil on ettevõtjad kõikides majandussektorites suutnud leida endale tegevust ja nad tegelevad enam-vähem sellega, millega nad tahavad tegeleda. Meil on hajutatud majandus, hajutatud nii, nagu öeldud, nii sektorite lõikes, tööhõive lõikes ja ma arvan, ka hästi oluline on see, et meil on ka hajutatud majandus vertikaalis, kuid see on see, mille juurde tahaks võib-olla tagasi tulla. Me oleme saanud odava tööjõuga maast spetsialiseerunud tööjõuga maaks. See tähendab seda, et me ei konkureeri juba enam ammu sellega, et meil on kõige odavam asju kokku panna. Ma olen siin korduvalt kasutanud, ütleme seda PKC näidet, et tuli uudis, et suletakse tehas, 1000 inimest jääb tööta ja siis ootamatult selgus, et viga on Eesti maksupoliitikas. Kuidas saab olla Eesti maksupoliitikal midagi viga, kui meil on 30% kõrgemad palgad kui Leedus, kuhu tootmine üle viidi? Hallo? Väga hästi. Meil 1000 inimest, tõsi, see on isiklikult raske, kaotati töö, pidi leidma uue töö ja selles protsessis jäi hammasrataste vahele heldur 42 algharidus. Kuid suur osa inimesi leidis uue töö, leidis töö ettevõtetes, mis suudab maksta kõrgemat palka. Kõrgema palga maksmine, majandusseadus on lihtne, kõrgema palga maksmine või mittemaksmine ei ole mitte funktsioon sellest, kas ettevõtja või direktor on halb või hea, see on funktsioon sellest, mida antud ärimudel suudab maksta. Kui meil ärimudeliks oli kalade panek õlisse ja nende plekkpurkides Ukrainasse müümine, siis kui palk tõusis üle 400 krooni, siis selline ärimudel enam ei toiminud. Need inimesed hakkasid tegema midagi muud. See oli 20 aastat tagasi. Täna me teeme hoopis midagi muud. Me ei pane enam veoautode jaoks kaableid kokku, vaid meil on endal insenerid, kes aitavad välja mõelda, kuidas teistes riikides saab kaableid kokku panna. Mina usun indiviidi, mina usun sellesse, et inimene saab ise aru, mis ta teeb ja talle ei pea liiga palju ette kirjutama. Et ettevõtja saab ise aru, mis ta teeb ja talle ei pea midagi ette kirjutama. Samuti saab iga riik ise aru, mis ta teeb ja talle ei pea ka midagi väga palju ette kirjutama. Ma usun täiesti kindlalt sellesse, et Eesti majanduskasv, mida me õppisime viimasest kriisist, on meie enda tehtud. See on endogeenne ehk sisetekkeline kasvumudel, kus kasvuallikaks on meie enda loodud ressursid, meie enda investeeringud inimestesse, tehnoloogiasse, kompetentsi ja mingit pidi on siin ka raha olnud mängus. Nüüd on küsimus, et kas klaaslagi või keskmise sissetuleku lõks, ma ei ole mingit lõkse kuskil näinud, ma olen näinud, et on puudu olnud ressursse, eelkõige teadmisi, kuidas konkureerida, ma olen näinud rohkem selliseid muresid. Ma olen näinud seda, et meie teadus-arendustegevuse investeeringud või sektorite lõikes ei oma mitte mingit seost Eesti majandusega. Urmas Varblane on öelnud, et kui me suudaks Eesti teaduse investeeringud ja Eesti ettevõtete investeeringud viia enam-vähem ühtedele eesmärkidele, oleks meie majanduskasv 5% aastas suurem. Astume samme sinna suunas. Me kõik teame, et me teadusarendus, kuid eelkõige koolitus, ülikoolide rahastamine, teaduse rahastamine